head sõbrad, mida saab 20 miljoni eest? 20 miljoni eest saab sittuse, vaat sellise sittuse, 20 miljonit uue, tegelikult see on silla pahteldamine, mitte uue silla tegemine, nagu meile alguses presenteeriti. Aga vaata uus tee, mis siis läheb, autotee on peaaegu niisama lai kui jalgtee, kergliiklustee, mis sinna tuleb, kus hakatakse tõuksidega sõitma ja jalakäijad tulevad. Aga ma elu sees ei usu, et liiklus on nii tihe kergliiklusteel kui siin autoteel. Autode ja bussidega sõidab kordades rohkem inimesi. Järelikult, miks teha autotee sama laiaks kui jalgtee, kergliiklustee? See on üks asi. Teine asi, jälle, mina ei ole muru vastu, mina ei ole roheluse vastu, aga muru võiks olla aedades, mitte keset autoteed. Kes see loll paneb muru keset autoteed, mida on vaja hakata niitma? Niitmise peale kulub kütust, kulub töötunde, kulub raha, maksumaksja raha, maksusid tuleb tõsta. Tehakse 20 miljoni eest uus sild. Tee võiks tulla sirge, aga ta tuleb sükene sinka-vonka nagu uss, ussi unenägu. Teie maksumaksja raha eest. Vana sild töötas küll. Ja küll öeldakse seda, et pidi kokku kukkuma. Aga miks seda ainult pahteldatakse? Miks enamasti on ainult 2 töömeest seal tegemas? Miks see võtab nii kaua aega? Need küsimused vajavad ka vastuseid. Ja kui tehakse uus või tehakse parem, tehakse turvalisem, nagu öeldakse. Aga siis olgu ka niimoodi, et saab sirgelt peale, sirgelt maha. Kiiresti punktist A punkti B. Turvaliselt. Ei pea sinka-vonka sõitma. Näed, buss läheb. Vaadake, kuidas ta peab sinka-vonka sõitma. Vaadake, vaadake. Ega ta võib ka need märgid maha sõita praegu. Näed, läheb üle keskjoone. Bussidel on väga raske, aga meie oleme võtnud prioriteediks ühistranspordi arendamise. Siis peab ühistransport olema ka turvaline, sest buss veab paljusid inimesi. See tähendab, teed ei saa olla kitsad, teed peavad olema laiad. Plaan B on vaja, tervet mõistust.